2 juhti, nad on läinud. Nüüd on neil uus juhtide grupp. Võib-olla on nad lahkunud. Kes teab? Ja tead mis, ma võin ka kaduda, sest olen nende sihtmärk number 1. See on igal pool laiali. Olen number 1, sest nemad on saast. Nad käituvad nii ja on seda teinud juba 47 aastat. Aga mina teen seda, mis on õige riigi jaoks. Ma teen seda, mis on õige maailma jaoks. Nad tuleb peatada. Nad on tapnud tuhandeid, sadu tuhandeid. Nad tapsid 52 000 inimest hiljutistes protestides. Nii et kui sa ütled, et meil ei lähe hästi, siis ma arvan, et meil läheb fenomenaalselt. Meie armee on olnud uskumatu. Iraan maksab Trumpi pea eest miljardeid ja kaotab Ameerika vasturünnakus 8 sõjaväelast. Kriis puhkes sel kolmapäeval, 8. juulil 2026, kui Donald Trump viibis Ankaras, Türgis, NATO tippkohtumisel, öeldes, et Iraani režiim tahab teda surnuna ja et ta on Teherani sihtmärkide nimekirja tipus. Samal ajal tunnistas Iraani riigimeedia kaotusi Iraani lõunaosas pärast Ameerika Ühendriikide rünnakuid kuninga sõjaväega seotud piirkondadele. Ameerika Ühendriikide valitsus väidab, et vastus tuli pärast rünnakuid kaubalaevade vastu Hormuzi väinas, mis on energia ja kaubanduse jaoks elutähtis tee. Trump ei taganenud. Ta ütles, et ei taha enam raisata aega režiimiga, mis ähvardab laevu, baase ja Ameerika juhte, ning jäi kindlaks Iraani tuumaprogrammi edenemise takistamisele, isegi isikliku ohuhinnaga. Ja siis ei ükskõik, mis juhtub väga kiiresti. Me ei mõtle pikaajaliselt. Olgu, jätka Reed. Iraan püüab oma meeste surma müüa kui märtri surma ja lubab kättemaksu. Kuid stseen näitab midagi muud. Teherani ähvardusmasin on pannud Trumpi elule hinna. Mida režiim veel varjab? Kuidas see vastulöök mängu muudab? Ma räägin sellest kohe kõik ära. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ameerika rünnakud algasid pärast seda, kui Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus süüdistas Iraani 3 kaubalaeva ründamises, mis liikusid läbi Hormuzi väina. Ameeriklaste süüdistus on, et see tegu oli ohtlik, põhjendamatu ja selge vaherahu rikkumine. Vastusena korraldati rida rünnakuid Iraani sõjaliste rajatiste vastu. Iraani riigimeedia teatas, et 8 sõjaväelast hukkus rünnakutes Iraani lõunaosas. Kaotused olid seotud õhuväe ja mereväega. Teated tulid Bandar Abbasi ja Bushehri piirkondadest. Iraani armee lubas kätte maksta niinimetatud märtrite vere eest. See lause järgib režiimi vana stsenaariumi. Kui nad kaotavad, üritavad nad muuta kaotuse usuliseks ja poliitiliseks sümboliks. Aga nende sõjaväelaste surm tuli kohe pärast tõsist provokatsiooni Hormuzi väinas, kus tsiviillaevad tõmmati vaidluse keskele. Ameerika vastulöök ei tulnud tühja koha pealt. See tuli vastusena eskalatsioonile, mille Teheran algatas ja hiljem üritas maailmale näidata, nagu oleks ta ise ohver. Trump rääkis Ankaras ilma selle diplomaatilise toonita, mida paljud Euroopa liidrid ootasid. Ta ütles, et tema jaoks on Iraaniga sõlmitud ajutine kokkulepe, mis tehti sõja lõpetamise nimel läbi saanud. Ta ütles ka, et ei taha selle režiimiga tegemist teha ning nimetas Iraani juhte haigeteks inimesteks. See ei olnud lihtsalt solvang, vaid poliitiline seisukoht. Sõnum oli lihtne. Kui toimub eskalatsioon, tuleb vastus kiiresti. Trump ise ütles, et ta on Iraani sihtmärkide nimekirjas number 1. Ta võttis seda ähvardust kui osa oma tööst ja ütles, et jätkab tegemist seda, mida peab õigeks Ameerika Ühendriikide ja maailma jaoks. Oleks pidanud rääkima. Ta on hea reporter. Oleks pidanud varem ütlema. Võib-olla poleks ta siis põgenenud. See on väga ohtlik amet. Ei, mina olen Iraani surmanimekirjas. Nad on toredad inimesed. Mina olen see number, nii et ma ei tea. Ma ei saa sulle seda öelda, aga tegelikult see mind ei huvita, sest ma teen oma tööd ja teen seda loodetavasti paremini, kui keegi teine kunagi on teinud. See lause mõjub kaalukalt, sest see ei esine eraldiseisvana. Mais ilmusid teated, et Iraani parlamendi liikmed arutasid ettepanekut 50 miljoni euro suuruse pearaha kohta Trumpi vastu. Teised rahvusvahelised allikad mainisid umbes $58 miljonit. Kui see summa lugeda Iraani rahas, muutub see miljardiliseks summaks. Režiim püüab panna hinnasilti Ameerika juhtkonnale samal ajal, kui esitleb end moraalse jõuna. Just siin tulebki vastuolu selgelt esile. Ähvardus sai jõudu ka väljaspool parlamenti.
Iraani kultuurirevolutsiooni ülemnõukogu liige kaitses avalikult 1 miljoni suurust pearaha Trumpi eest ning rääkis ka režiimi toetajate ettevalmistamisest Ameerika Ühendriikides. See näitab, et probleem ei seisne ainult tänaval hüütud loosungis või radikaalsel plakatil meeleavaldusel. See on kättemaksukultuur, mida toidavad Iraani süsteemiga seotud isikud. Trump on sihtmärk, sest ta oli president, kes andis loa Soleimani kõrvaldamiseks 2020. aastal ning praegu ajab ta karmimat poliitikat tuumaprogrammi ja Iraani surve vastu Pärsia lahes. Iraan vastas, öeldes, et ründas Ameerika sõjaväerajatisi Bahreinis ja Kuveidis. Revolutsiooni kardivägi püüdis esitleda operatsiooni vastusena Ameerika Ühendriikide rünnakutele. Aga see jõudemonstratsiooni katse tuli koos veel ühe halva uudisega Teheranile. Ameerika Ühendriigid olid juba tabanud režiimi sihtmärke ja Washington tühistas Iraani naftamüügiga seotud loa. Sest meil on nafta ülejääk, kuna me eemaldasime laevad Väinast ja hind langeb ning ma ennustasin seda kõike. Mul oli kõiges õigus ja sellest on juba kaua aega möödas. Nii ma saingi presidendiks. Nii ma võitsin 3 valimist. Teisel korral läks väga hästi. Ma võitsin. See oli võltsitud valimised, aga mul oli õigus. Ja Trump üritab just seda šantaaži murda. Ta ütles, et ükskõik mis juhtub, lahendatakse kiiresti ja kinnitas, et Ameerika Ühendriikidel on palju naftat. Ameerika president püüab võtta Iraanilt võimaluse kasutada energiat lääne vastu ähvardusena. Mark Rutte, NATO peasekretär, avaldas avalikku toetust Ameerika reaktsioonile. Ta ütles, et USA uued rünnakud Iraani vastu olid täiesti vajalikud ning märkis, et Iraani poolse relvarahu rikkumise korral oli tugev vastus ülioluline. See avaldus on oluline, sest see tehti NATO tippkohtumisel Ankaras juhtide ees, kes sageli püüavad Trumpi ohjeldada. Seekord rõhutas alliansi juht, et Ameerika Ühendriigid on jätkuvalt pühendunud NATO-le ning nimetas Euroopa ja Kanada kaitsekulutuste suurenemist Trumpi poliitiliseks võiduks. Demokraatlike riikide allianss, see teeb meid tugevamaks ja täna oleme koos, et seda tõestada. Ja ma tean alati, et president Trump ja Ameerika Ühendriigid on täielikult pühendunud NATO-le. Aga on olemas see suur ebamugavus, et eurooplased ei maksnud sama palju kui ameeriklased. Ja see on Ameerika Ühendriikide pettumus, mis ulatub tagasi Eisenhoweri ajast. Euroopa Liit avaldas samuti Teheranile survet. Bloki välispoliitika juht Kaja Kajakalas ütles, et Iraani rünnakud on vastuvõetamatud ja muudavad niigi keerulised läbirääkimised sõja lõpetamiseks veelgi keerulisemaks. See reaktsioon näitab, et Iraan jäi veelgi isoleeritumaks just siis, kui ta püüdis peale suruda vastupanu narratiivi. Trump tõi ka Iraani tuumaprogrammi kriisi keskmesse. Tema jaoks on prioriteediks endiselt takistada Iraanil tuumarelva saamist. Ajutine kokkulepe ei suutnud ohjeldada režiimi agressiivsust merel ja see tugevdab arusaama, et Teheran kasutab läbirääkimisi hingetõmbeks, jõudude ümberkorraldamiseks ja surve avaldamiseks. Kui Ameerika president ütleb, et ta ei otsi pikaajalist kokkulepet, siis ta ütleb, et ta ei aksepteeri enam seda diplomaatilist lähenemist, mis lükkab probleemi edasi, samal ajal kui režiim kogub võimu. See tähendab, et praegu käib naftamäng. Meil on palju naftat ja ükskõik mis juhtub see väga kiiresti. Meie ei mõtle pikaajaliselt. Selle surve keskel teravdas Trump süüdistusi Iraani siserepressioonide kohta. Ta väitis, et režiim tappis viimase 3 kuu jooksul 52 000 meeleavaldajat. Maailm nad tuleb peatada ja nad on juba tapnud tuhandeid, 100 000 inimesi. Nad tapsid viimase 3 kuu jooksul 52 000 meeleavaldajat. Trump tõi rahvusvahelisele areenile selle, mida Teheran üritab kodus varjata. Režiimi, mis ähvardab Trumpi, süüdistatakse ka oma rahva mahasurumises, kui inimesed lähevad tänavatele protesteerima usulise diktatuuri, nälja, korruptsiooni ja tavalise elu jõhkra kontrolli vastu. See osa on oluline, sest see paljastab Iraani moraalse poosi. Režiim räägib suveräänsusest, märtrisurmast ja vastupanust, kuid tegelikkuses kiusab ta taga vastaseid, ähvardab välisriikide juhte ja kasutab oma enda rahvast poliitilise kilbina. Trump kasutas just seda valukohta ära. Kui ta ütleb, et võib isegi surra, kuid jätkab selle tegemist, mida õigeks peab,
muudab ta Iraani ähvarduse tõendiks, et survet tuleb jätkata. Trumpi kohalolek Ankaras aitas ka NATO positsiooni ümber määratleda. Kui Iraan püüdis tekitada kriisi Pärsia lahes, avaldas Trump liitlastele survet, rääkis kaitsest, nõudis gaasi ning tõi samale lauale ka teemad nagu Ukraina, Türgi, Iisrael ja Hiina. Ta kiitis Recep Tayyip Erdogani selle eest, et too jäi tema palvel Iisraeli ja Iraani vahelisest sõjast eemale. Ta ei ole Bibi ega Iisraeli fänn, kuid jäi sellest sõjast eemale. Ta oleks võinud sellesse kergesti sekkuda, kuid otsustas mitte sekkuda. Minu palvel jäi ta sellest sõjast eemale. Ta on olnud suurepärane liitlane. Marko võib sulle öelda, et meil on see olemas. Ja ta märkis, et hindab endiselt otsuseid, mis puudutavad F-35 hävitajaid Türgile. See on NATO riik. Nii et kas me teeme seda või mitte, ma ei ole veel täielikult otsustanud. Aga ma ütleksin, et ta on teinud kõik, ta on meid mitmel moel aidanud. Ja kas sa tead, kes veel on meie jaoks hea olnud? Hiina. See jutt ärritab neid, kes eelistavad etteaimatavat diplomaatia, kuid näitab, kuidas Trump kasutab iga vastust selleks, et mängu segamini lüüa ja hoida vastaseid teadmatuses järgmise sammu suhtes. Israel jälgib seda manööverdamist tähelepanelikult. Pinged Türgiga kasvasid, sest Erdogani retoorika Iisraeli vastu muutus karmimaks, samal ajal kui Iisraeli tegelased peavad Ankarat tulevikus võimalikuks strateegiliseks ohuks. Sellegipoolest püüdis Trump kasutada oma suhteid Erdoganiga pidurina, et takistada sõja laienemist. See sõnum on ebamugav kõigile osapooltele. Washington soovib takistada Iraani edasiliikumist, kuid tahab ka kontrollida, kes konflikti sekkub ja kes sellest eemale jääb. Kriis jätkub nüüd 3 avatud rindega. Pärsia lahes jääb Hormuzi väin laevadele ja turgudele pingekohaks. Ankaras püüab NATO näidata ühtsust, samal ajal kui Trump sunnib liitlasi pooli valima. Teheranis püüab režiim oma kaotusi varjata kättemaksu lubaduse taha. Küsimus on, mitu korda paneb režiim veel Donald Trumpi proovile, enne kui saab aru, et ähvardusi Ameerika presidendi, kaubalaeva ja tuumaprogrammi vastu ei käsitleta lihtsalt propagandajutuna. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.